Siin Civit 2012 tehnikamessil põrkasime kokku ka Sony nutitelefonide lipulaevaga ja see siin minu käes ongi Sony Xperia S 2012. aasta alguses esitletud telefon. Ja nagu öeldud, on ta siis kõige kõvemate näitajatega Sony telefon. Mis tema nii eriliseks teeb, on esiteks ekraan, mis tal siin ees on. See on suur 4,3 tolline, aga siin peal on piksleid nii palju, et see on lausa HD lahutusvõimega. 1280 × 720 pikslit mahub siia peale ja selle tulemusega on selle ekraani lahutusvõime isegi suurem veidikene, kui on iPhone'i palju kiidetud Retina display. Nagu näha, ongi see hästi terav, isegi väikesed ikoonid ja väikene tekst on siin peal selline terav ja kena. Ja ega selle pildi kontrastsusel ja värviküllusel ka midagi häda ei ole. Sonyle omaselt on see hea. Üks äge featuur, mida meil siin näidati, oli see, et kui siin avaekraanil tõmmata niimoodi kahe sõrmega kokku, siis tuuakse siia avaekraanile kokku kõik widgetid, mis on siia nendele külgmistele ekraanidele lahti paisatud ja siis saab siit valida mingisuguse, mida sa siis parasjagu otsid. Nii, aga telefon väliselt on selline valmistatud plastikust. Eks ju siin all on selline läbipaistev, ilmselt ka mitte klaasist, vaid läbipaistvast plastikust riba, mis siis on Sony 2012. aasta telefonidel üks ühine omadus. Need nupud siin ei ole puutetundlikud nupud on siin nende ikoonide ülal ja selle läbipaistva riba ülal. Mis siit siis nuppudest on näha? Siin on eraldi kaamera nupp temal, siin on helitugevuse reguleerimiseks nupp, siit saab ka kaamera režiimis zoomida, siin on HDMI ühendus, üleval on kõrvaklapipesa, siin on sisse väljalülitamise nupp ja siin on USB ühendus ühendamiseks arvutiga ja laadimiseks. Allpool siit saab ta kaela riputada kaelapaela külge ja mikrofoni augukene on ka siin. Taga on tal lausa 12 megapiksline kaamera välguga. Ega siit korpusest midagi muud paista ei olegi. Ei tundu ausalt öeldes kõige õhem, umbes nii võib-olla 9 millimeetrit paks. Aga see võib ka tuleneda sellest, et on valget värvi. Hetkel on tal siin operatsioonisüsteemiks peal Android 2.3, Android 2.3, aga kindlasti saab ka varsti Android 4.0 operatsioonisüsteemi endale. Ja selline telefon ta siis on 1,5 GHz kahetuumalise protsessoriga ja talle on veel sisse ehitatud Near Field Communications Keep tuleviku tarbeks.